no tere, mu head sõbrad. Üle pika aja tahaks ikka järjest rohkem teile neid videosi siin teha ja muidugi ka tere tulemast minu uutele vaatajatele. Tellige minu kanalit, see ei maksa teile mitte midagi. Laikige, kirjutage julgelt kommentaare. Tuletan siin video alguses veel meelde, et kui te soovite personaalset ladumist, siis minu meiliaadress on siin video all ja selle videoga on tegemist kollektiivse lugemisega, mis ei pruugi kaugeltki kõikidega resoneeruda ja tegu on ka ajatu videoga, mis siis, et mul on see ilus tibukene siin ja need munad, mis on tänase päevaga eriti seotud, aga tegemist on ajatu videoga ja ükskõik millal te seda siis vaatama satute, siis see on kindlasti teile. Ja kui te satute seda videot vaatama, siis on kindlasti midagi sellist, mis on teil siit videost kõrva taha panna või mis teid natukene õpetab ja edasi aitab. Mul on väga hea meel, et ma saan teid sellisel moel aidata ja te saate väga paljudele küsimustele ka tegelikult neid videosi vaadates vastused. Ja kui te soovite eraladumist, siis eraladumises on ainult teie energia, nende inimeste energia, kelle kohta te soovite seoses endaga teada saada, sest ma ei pane, ma ei lao selliseid kaardilugemisi ma ei tee, kui üks ütleb, et palun vaadake seda teist inimest, ühesõnaga niimoodi, et see on selliseid ladumisi mina ei tee, sellepärast, et ma ei tungi teise inimese energeetikasse ilma tema loata, aga läbi teie, kui teie esitate suhte küsimuse, siis me saame loomulikult vaadata. Nii, ja mis siis nüüd ikka on, eks ole, ikka suhted ja kuna mul oli üks väga keeruline ladumine, väga keeruline eraladumine ja sealt tulid välja hästi paljud sellised teravad probleemid, ja ma tegelikult tahan teha siia sellise üldise kaardi ladumise ka. Ikka sellel igihaljal teemal, miks on see suhe selline antud hetkel, miks see suhteseis on selline, mida teie arvate sellest suhtest, mida partner arvab sellest suhtest, mida teie tunnete, mida tema tunneb. Ühesõnaga hakkame siit nüüd lihtsalt minema nii nagu ikka, ühesõnaga sellepärast, et neid suhte ladumisi võib teha nii eraviisiliselt kui ka siin kollektiivselt ikkagi iga päev ja iga tund siis ja inimeste energiat tegelikult on väga muutuvad. Me teame seda kõik ja siis niimoodi see lihtsalt ongi. Nii et kui me täna paneme võib-olla siin ühe asja kohta kaarti, siis homme see on juba teised nüansid on sees. Nii. Vaatame siis ühesõnaga, hakkame pihta. Miks see suhe praegu on sellises seisus? Ma läksin jälle siin vastu. Selles suhtes on natukene teravust ja teravus tundub, et tuleb nagu selle partneri poolt. See partner võib olla siis õhumärgi esindaja, kaksikud kaalud ja veevala ja ma toon lihtsalt praegu, muidu ma ei puuduta neid tähemärke, aga kuna mõõkade kuningas, eks ole, esindab neid õhumärke ja kuna ma olen ise ka õhumärgi esindaja, siis ma lihtsalt praegu tõin selle siia sisse, ma olen ka kaksikud. Ja see inimene tegelikult on selles suhtes väga edasi jõudnud inimene, ta teab, mida ta tahab, ta ei ole enam noor inimene, nii et siin on nagu näha, et siin ei ole nagu tegu enam väga noorte inimestega. Ja kui vaatavad minu meesterahvastest kliendid, ma olen teinud nüüd ka ühe esimese eraladumise mehele, väga huvitav oli, see oli tõesti väga huvitav ja mees energia on ikka tegelikult hoopis teine, kui isegi suhete ladumise puhul. Mulle väga meeldis see, ma tervitan sind, sa kindlasti vaatad, ma su nime ei nimetega. See oli väga äge ladumine ja meil oli väga hea selline koostöö nagu selle ladumise osas. Ja
teil on nagu mingisugused mustad varased ja mustad arakad istuvad küll selle suhte kohal nüüd natukene, ühesõnaga tegelikult on siin olemas ka ikkagi tasakaal. Ja see tasakaal on olemas, aga te nagu ehitate järk-järgult nagu midagi ülesse. Ja mulle tundub, et osad vaatajad siin on nüüd päris kindlasti sellised, kellel ei ole see suhe veel nagu päris välja arenenud. Ja siin võib isegi olla niimoodi, et ei ole nagu koos, päris koos. Need on osadel inimesele, ma tuletan veel kord meelde, tegu on kollektiivsete lugemistega ja kollektiivsete energiatega. Ja keegi tunneb selles suhtes ennast nüüd natukene üksinda. Ja ta tahab nagu seda tähte näha ja ta näeb seal seda tähte, aga kõik ei ole tegelikult veel, ja ma ütlen niimoodi tegelikult, et kõik ei ole selles suhtes, mis praegu nüüd, mille kohta see ladumine käib ja mille kohta te kuulate, kõik ei ole päris selge veel. Et tasakaal on tegelikult olemas, aga siin on, te mõlemad soovite tegelikult seda ülesehitust siin, aga kuna mündid on tegelikult väga aeglaselt liikuvad kaardid ja hierofant on kindlasti tähistab mingisuguseid saladusi ja mingit lõppeesmärki, nii et te seisate nagu siin trepi ees ja eriti see mees, mulle tundub, et sellel mehel on nagu suuremad kõhklused ja kahklused, kui seal on naise. Naise poolt on olemas tegelikult see, nagu see tasakaal ja on ka selle mehe poolt, aga ikkagi kaheldakse. Kas see mees on nüüd olnud nüüd ühesõnaga natukene aega üksinda või on siin lihtsalt ühesõnaga, no ta nagu natukene ja kõhkleb selles edasiminekus. Mul on tundub, et suurem osa vaatajaid praegu selles ladumises on tõesti nagu need, kellel ei ole see suhe nagu päriselt veel alanud. Ja kas see on mingi tööga seoses? Aga see ei pruugi niimoodi olla. Ühesõnaga, vaatame edasi. Millises seisus nagu see suhe on praegu? Hästi siukest maagiat ja siukest salapärasusi ja te tahate ära nagu jalutada sealt. Samas uued algused on nagu olemas ja tähistamised ja tegelikult ei ole üldse hull siin see asi, ühesõnaga hästi palju maagilist ja tegelikult romantikat on siin olemas ja vaatate tegelikult mõlemad nagu selle uue alguse poole ja mingid peod ja selline mõnus äraolemine on teil nagu praegu. Tegelikult ei ole see mitte midagi halba, ausalt öeldes. Et kõik on tegelikult suhteliselt niisugune fun. Aga millegipärast, kuna see naise kaardi alla tuli jälle see on nagu ära jalutamine, et te nagu ikkagi millegis väga kahtlete siin selles suhtes, kuigi tegelikult see, mis teid ümbritseb, on äge tegelikult, ühesõnaga 4 tähistab sündmusi, sünnipäevi, pulmi, mitte antud hetkel küll nüüd siin teie pulma, eks ole, aga see on väga sauad ja kirge on, kõike on, maagiat on, romantikat on, uusi algusi näidatakse ja tegelikult ausutades väga, väga mõnus on nagu praegu teil kahel tegelikult olla siin. Ja siin ongi nagu mingi ülesehitamine, kuna selle aeglase kasvu või aeglase ülesehituse alla tuli praegu ka uued algused, siis ja siin on nagu see hierofant, mis tegelikult natukene tähistab ka, hästi sarnased kaardid on tegelikult hierofant ja erak, ühesõnaga, mis nagu on ja siia alla tuli nagu siis ka nagu see tähistamine, et kui see mees nagu mõtleb võib-olla, et mõtleb nagu liiga palju, mõtleb üle. Ma tean, mõõkade märgid ja mõtlevad need mõõkade mehed ka muuseas üle. Ainult mõõkade naised ei mõtle üle. Mina tean lihtsalt seda endas, mul on tohutu probleem, see tegelikult mingi kõik on hästi tegelikult, aga vaata ikka siis tuleb midagi sinna sisse ja paneb üle mõtlema, eks ole, et see
ja noh, mingi kommunikatsioon ja see on väga suhtlusaldis tegelikult see inimene praegu. Ja noh, see meesterahvas just ühesõnaga ja noh, ma tegelikult nagu ei saagi aru, et siin nagu midagi nagu viltu oleks, aga naisel on tegelikult kõhklused ja kaaklused ja naine nagu tahab nagu kuskil ära jalutada, kuigi need karikad on tegelikult ikkagi siin olemas ja need karikad on täis ja seda romantikat on ja mõtlemist. Vaatame siis, mida siis see mees nüüd, miks ta need mõõgad on siis nagu siin tõstnud ühesõnaga ja selle mõõkade mastiga on ka tegelikult niimoodi, et see on nagu teravust, ta tähistab tegelikult ikkagi teravust ja et võib-olla ei ole seda mõõka vaja mitte kunagi kasutada, aga nendel märkidel ja nendel mõõkade mastidel on see mõõk tegelikult ikkagi seal, noh, see on käes. Et ja no kui ta ei ole käes, siis on ta seal vööl ja niimoodi, et igal võimalikul, kui mul läheb seda vaja, siis ma saan seda võtta. Võib-olla teil ei lähe mitte kunagi elus seda vaja, aga noh, ma lihtsalt natukene seda mõõkade masti lihtsalt tunnen läbi iseenda. Et nii, vaatame, et mida see mees nagu siis mõtleb nagu selle suhte kohta. Nii, ma panen praegu neid kaarte. Mees, jah, no mees kõhkleb ja kaakleb, mees ei näe neid võimalusi tegelikult, mis teile antakse. Ja kuule, kas see mees ei julge nagu teile nagu niimoodi lõplikult läheneda või? Ta tahab ühesõnaga, ta istub seal puki otsas ja kõik kirjad ja roosid ja kõik on valmis ja siis see valge hobune seal on ka valmis, aga noh, veel seljaga sinna poole, et teil on nagu väga, mulle tundub küll tõesti praegu, et siin on nagu tegelikult täitsa see ikkagi tegu nendega ja mees nagu tegelikult ikkagi näeb ilmselt kuskil eelnevatest suhetest on haiget saadud ja see on nüüd väga siia kaasa tulnud. Ja siin on siis aga niisugust nooruslikkust ja sellist ägedust ja noh, seda on siin ja tahtmist on tohutult palju neid kirju teile saata ja kogu see aeg ikka mingeid kirju kirjutab, kirjad valmis ja siis kustutab ära, eks ole, ja noh, niimoodi, et noh, niimoodi see asi vist praegu mehe poolt tundub, et käib. Aga ta nagu ei näe jah tegelikult sellepärast, et kui inimene on oma eelnevas suhtes või eelnevates suhetes või kus iganes ühesõnaga haiget saanud, siis nähakse ikkagi tegelikult ju hästi suuresti neid maha kukkunud karikaid ja seda, mida saatus ja saatuse ratase elu tegelikult pakub. Ja siin on jah, ühesõnaga nagu tegelikult jah, vaadake, siia tuli nagu välja, eks ole, see ülempreest rinna ja siis ühesõnaga, noh, ta kardab vist teie seda maagilisust või midagi sellist ühesõnaga, et ta tundub talle nagu niimoodi, et ta nagu näeb teid mõnes suhtes läbi ja siis nagu on jah niimoodi, aga minu jaoks nagu tähistab tegelikult ikkagi see ülempreest rinnaga mingeid, noh, nii nagu ässad kõik tegelikult tähistavad uusi algusi, siis minu jaoks tähistavad ka ülempreest rinnad ja ülempreestrid. Et siin on tegelikult praegu midagi, mis on veel nagu varjul ja mis ei pea olema praegu avalik ja nähtav. Et midagi siin nüüd natukene on jah, mis peab praegu veel saladuses olema. Nii, vaatame siis, mida teie nagu siis tunnete, naisterahvas. Ja ma kordan veel kord, et kui mehed seda vaatavad, pöörake see ringi, eks ole. Nii, ja mida nüüd, kuidas näeb see naine seda? Ma ikka kaldun arvamusele, et kas ei ole armastus tööpostil või? Ja sõbrad ja mingite sõprade kaudu ja ühesõnaga, et praegu ei ole tegelikult asi jah, nagu üldse kindel. Mitte selles mõttes, et teil ei pruugi siit mitte midagi tulla. Seda ei ole, seda ma ei näe siit. Aga see on hästi nagu mingid jah, sõbrad ja kuna siin on tähistamine ja kas te olete saanud tuttavaks siis mingite sõprade seltskonnas ja praegu see on niimoodi hästi alguses ja nagu pole veel nii edasi jõudnud ühesõnaga ja müntide 3 on ka tegelikult hästi palju seotud töökaardiga, nii et ma praegu küll mõtlen, et ma ei tea, kas on tõesti siis armastus teil armumine tööpostil või mis seal on ühesõnaga.
ja noh, ja seoses sellega ikkagi te olete naine oma südant ikkagi väga palju valutanud tegelikult jah, et ma ei ütle nüüd, ma ei paku nüüd eelnevate kaardide põhjal, et teil on südame murdumine ja et te olete selles suhtes haiget saanud, ma seda siin küll ei näe, absoluutselt mitte. Sellepärast, et ta on ikka väga valmis ja kõik, aga lihtsalt ilmselt need tulid, eks ole, siia alguse kaart mehe poole ja teie poole lõpetamine, mees kardab haiget saada, ta ei taha näha uusi võimalusi või tähendab, ta tahab väga näha, aga ta ei näe, lihtsalt ei märka neid praegu ja teie samamoodi. Kas te olete nüüd 2 siukest õnnetut armastust läbi elanud inimesed, kellel on mingisugune kolleegide vaheline suhe ja kes hästi huvitav, mulle meeldib see praegu, et noh, armastus tööpostil, eks ole, ja siis, et siit praegu nagu teate, ma ütlen teile, siin on väga palju perspektiivi. Siin on väga palju perspektiivi ja siin on, mina ütleksin niimoodi, et väga lähiaja jooksul ikkagi midagi väga hakkab välja kooruma, aga tarokaartide puhul ja üldse kõige kaardi ladumiste puhul on tegelikult ajastatus. Et kui see ei pea meieni praegusel hetkel tulema, siis jube hea on nüüd öelda seda ja seda ütleb kaksikud ja õhumärkide esindaja. Kannatlikkus on elu alus. Jah, kui näiteks keegi kuuleks praegu, mis lause mina ütlesin praegu, eks ole, siis, aga teistel on ju jube hea öelda, eks ole, ise nii kannatamatu, nagu mina kaksikuna olen, on see täiesti, ma tean täielikult, et kui ma ütleksin kellelegi, et olge kannatlik ja oodake, siis jah, teisel on seda hea öelda. Nii, võtame natukene siis, et mida see mees nagu tunneb. Mehel on kaksipidised tunded. Teate, selles on hästi palju tegelikult veel saladusi, sest see ülemprest rinna tähendab saladusi. Kuu on tegelikult varjatud pool ja niisugused 200 no see on ikka nii valikute ees selles mõttes ühesõnaga, et ta üldse, tal ei ole siin kedagi teist. Seda ma ei näe ühesõnaga, aga et ta ikka nii kardab seda õiget valikut nagu teha. Ühesõnaga, ta kardab just seda pigem, just täpselt, et ta ei tee nagu õiget valikut. Ja niisugused, aga noh, tunneb. On olemas tegelikult need selle juba selle karika rüütli najal ühesõnaga ja siis, et on olemas ja tunneb jah, et aga väga topib neid tundeid alla tegelikult praegu ja üldse niimoodi. Ja karikate 5 on, jah, tal on oma tundmistest ikkagi, ta tunneb, ma ütlen teile veel kord, ta tunneb, aga tal on romantilised tunded olemas, aga ta ikkagi, ta tahab neid nagu peita veel. Et ta tegelikult tohutult tahaks nagu öelda, aga samas ta nagu ei ütle neid. Aga tuleb aeg, kui ta ütleb. Nii et ta tahab, et tal on nagu kõik kirjad valmis kirjutatud ja siis jube äge mees tundub olevat, mulle meeldib see mees siin. Mulle meeldivad üldse mõõkade mastid sellepärast, et lihtsalt ühesõnaga väga mõnus mees on see. Mulle meeldib see mees, kes siin on. Et lihtsalt niimoodi mina kui laduja, eks ole, niimoodi, et ma tunnetan niisugust hästi mõnusat energiat tegelikult siin, et ta nagu puikleb kõrvale, eks ole. Ja nii, mida teie siis tunnete ühesõnaga siin selles nendes energiat, mida teie tunnete siis selle mehe vastu? Ütlen veel kord, kullamehed, kui te vaatate, pöörake ringi see, eks ole, oskate küll ringi pöörata, väga hästi oskate ringi pöörata. Nii, naine. Teil on ikka südamevalu ja magamata ööd selle suhte pärast, kulla naine. Miks sa selline oled? Kas sul on nüüd mingi teine naine veel ühesõnaga või tähendab naispoolel ühesõnaga ikka nii kardad valida ja väga palju olete mõelnud selle peale ja väga palju on neid magamata öid ja kõike siin ja ikka väga pessimistlikult olete ikka praegu naised ikka siin nagu häälestatud. Nii, ma võtan ühe kaardi veel.
Te olete seadnud endale nüüd praegu sellise asja, et olla keisri, mina enda ellu ei võta mitte ühtegi meest. Ja vaadake, see võib-olla ongi praegu viga. Sellepärast, et te olete seadnud endale väga suured nõudmised, väga kõrged nõudmised ja tänu sellele ongi need magamata ööd, need murtud südamed, need pisarad, need kõhklused, kahklused, need saladused, kord olete üleval, kord olete all, kord olete seal trepi all, keerate juba selja sellele kõigele muule ja hakkate sealt üles minema ja siis tulete sealt alla tagasi ja siis mõtlete, ei, see ikka ei ole niimoodi. Et see ikka ei ole niimoodi. Ja laske see latt alla. Teate, te ei pea sealt üle latti hüppama, kui te olete endale selle lati nii kõrgeks seadnud. No las ta olla siis, aga miks te punnitate sealt üle hüppamist või astumist või mida iganes, eks ole. Minge sealt lati alt läbi. Ja siis te saate oma keisrina ka, et kui ta võib-olla praegu paistab tõesti võib-olla siin rüütlina, eks ole. Kuigi rüütli iga on ka võib-olla kuskil 50, eks ole, ütleme kaartide järgi kuni 45, aga noh, siia-sinna ühesõnaga. Ja selles ongi ta probleem. Seadke see latt alla ja nüüd lõpetage ära ühesõnaga see igasugune mõtlemine sellepärast, et kuningas tuli alguses juba, no ega kõik mehed ei saagi nendeks keisriteks, eks ole. Ja tegelikult, kui te õpite seda inimest tundma üha rohkem, siis mina olen tegelikult ikkagi ka vaadanud nende ladumiste pealt ja mis ma olen eraladumisi teinud ja teate, see välimus ei ole üldse tähtis tegelikult. Mina ka kunagi pidasin seda välimust ikka tohutult tähtsaks ja et kõik siuksed, ma ei tea, mis omadused veel peavad inimesel olema ja sellepärast siis ei saagi ju, eks ole, ühesõnaga sellist inimest saada. Et muutke natukene oma need, tõstke need latid nüüd natukene madalamale ja kui te ei suuda madalamale tõsta naine, siis mine sealt lati alt läbi. Ja siis sa hakkad nägema natukene teise pilguga ka seda meest siin. Et midagi on hästi, mis nagu häirib. Ma tõmban selle mehe alla ühe, no ikka täiesti kirg ja see mees ikka nii põleb. See põleb ikka nii, ühesõnaga oma olemuses ja oma sisemuses ja ta on ikka nii valmis ühesõnaga kõike ja kõike uusi algusi ja kõike ühesõnaga teiega koos. Aga mingid takistused, et praegu need on ikkagi tegelikult nagu ilmselt need ajalised markeeringud siin, et praegu ei ole lihtsalt tundub, et see suhe nagu lõpuni areneks võib-olla päris õige nagu aeg. Ma võtan siit, jah. Tegelikult peaksid ta nagu ikkagi time to let go, eks ole, ühesõnaga ikkagi edasi minema ja mingisugune nüüd, siin on vaja mingit tõuget. Siin on nüüd vaja mingit tõuget, et naine näitab, mulle tundub, et sina pead selle tõuke siin tegema. Et siin on aeg edasi minna tegelikult sellepärast, et sellisel määral, nagu see suhe on praegu, on see ennast ammendanud. Siin on teatud asjad, eks ole, me läheme esimesse klassi, me lõpetame selle, siis me lähme teise klassi, me lõpetame selle, me lähme kolmandasse klassi, me lõpetame ülikooli, lõpetame gümnaasiumi, mida iganes, ühesõnaga, et meil on mingid etapid, eks ole, kui me saame 18, siis me saame täiskasvanuks, et natukene liiga, sellepärast, et siin on lihtsalt niimoodi, et kui see asi püsib nüüd liiga kaua niimoodi, et tema kirjutab oma kirjad valmis ja siis kustutab ära, eks ole, ja teie olete oma valikute ees, eks ole, siis tulevad lihtsalt teie ellu. Lihtsalt tulevad uued inimesed. Ja niimoodi, et mõelge nagu need asjad selgeks ühesõnaga. Ja siis ma vaatan siin veel. Siis ma võtan veel lõpetuseks ühesõnaga need veel peaingli taaro, need kaardid paar tükki. Ja siis... ja siin on ka samamoodi Spirit has a brain.
ühesõnaga jah, te peate tegema ikkagi mingisugused asjad ära, mingid otsused ära ja tõesti ärge viivitage siin, sest siin on midagi väga ägedat on siin tulemas. Ja mulle tundub veel kord jah, et siin on nagu see nendele, kellel nagu see suhe veel päris ja võib-olla päris välja arenenud ei ole ja võib-olla ka siis jah, siin tööalane mingisugused sümpaatiad. Nii, mida selle kohta ütlevad siis peaingli kaardid lõpetuseks, kaarik, jah. Ühesõnaga teil hakkab ikkagi tegelikult see asi siin edasi liikuma ja läheb, aga vaadake siis ühesõnaga, et te sealt, et liiga palju ei lähe siis see kaarik nagu edasi ühesõnaga või niimoodi, et nad hakkavad perutama ja siin on ikkagi kaarikuga tegu, eks ole, kui üks läheb ühele poole, teine läheb teisele poole, et siis ei ole nagu eriti meeldiv vist, eks ole. Nii, ja siis lõpetage ära see muretsemine, ühesõnaga, see tuli jälle naispoole peale. Su mure on asjatu, suuna oma mõtted soovitud tulemusele, anna kahetsus, süü või muretunne oma inglitele või andke see universumile või andke see loodusesse või kuidas teie mõtlete nagu seda või kuidas teie nagu seda, kas on see universum või on see Jumal või on see, no võtke nii nagu tahate. Te, naine, mõtlete liiga palju ja kui te mõtlete, siis te jäätegi sinna oma kivi otsa istuma ja mõtlema. Ja ma saan aru, et te olete, tundub siin mõlemad haiget saanud, aga ega siis igalt poolt ei saa taga haigeta. Ja kõik mehed, kes tulevad meie ellu, ei saagi olla need keisrid. Sellepärast, et lihtsalt keisriks ka saadakse, eks ole, keisriks ei sünnita, nii nagu on nartsissism, eks ole, et nartsissismiks kunagi ei sünnita, vaid nartsissistiks saadakse ja samuti saadakse ka keisriks. Nii et natukene alla need latid ja kõik on suurepärane, ühesõnaga. Ma vaatan korraks, et mida nagu kõrgemad jõud soovitavad nagu sellele suhtele. Et siis, ja lahendused on olemas. Lahendused on olemas ja oodake seda aega. Ja mingi kompromiss, eks ole, enesevalitsus ja kannatlikkus, andestav ja tervendav energia. Olge kannatlikud. Kõik, ma lõpetan. See tuli väga ilus ladumine. Kõik on ilus ja siit ärge üldse muretsege ühesõnaga. Ja ma soovin teile ilusaid vabu päevi, mis praegu on. Ja ma ütlen veel kord, ükskõik millal te seda vaatama satute, siis see video on teile. Ja laikige, tellige mu kanalit, kirjutage julgelt kommentaare. Ja kui soovite eraladumist, siis minu meiliaadress on siin all. Ilusat super kevad teile, minu fännidele, minu uutele tulijatele, kõikidele. Tšau, tšau, kohtume!